Hästi. Jõuelektroonika on minu eriala ja meie ehitame siis elektrienergia muundureid. Ja täna ma tahaks teile ka rääkida ühest väga erilisest muundurist, mida meie kutsume energiaruuteriks. Kus see käib, mida ta teeb, kuidas me kõik sellest kasu saame, sellest tuleb juttu, aga kõigepealt alustaks hoopiski taustast. Miks taastuvenergeetika ja miks me ehitame muundureid ligi nullenergia hoonetele? Jõuelektroonika, põhjus number 1, jõuelektroonika ei ole fundamentaalteadus, me ei otsi elektrone, me ei tegele teoreetilise matemaatikaga, vaid vastupidi, kõik jõuelektroonika väga praktiline teadus, kõik meie teadustööd on seotud lahendavad mõnda reaalse elu probleemi. Mis tähendab seda, et me üritame elu teha paremaks. Muundurid on igal pool meie ümber, kõik teie mobiiltelefonid on täis jõuelektroonikat, lõpetades siis kosmosesüstikutega. Igal pool on kus on elekter, seal on muundurid. Nüüd loomulikult, kui nüüd täna oli juba palju juttu taastuvenergeetikast, siis ja vaadates seda trendi, siis saame kõik aru, miks meie ka praegusel hetkel, viimased 5-6 aastat oleme juba oma teadustöös teinud, pühendunud taastuvenergeetikale. Sellepärast väga lihtne põhjus, ühiskond nõuab seda. Me on vaja säästa elektrit, energiat ja võtta kasutusele üha rohkem taastuva energiaallikaid. Miks? Põhjus on siin näha. Viimased põhimõtteliselt juba isegi 100 aastat meie globaalne energiatarbimine aina kasvab. Ja samas, kui te vaatate seda osakaalu, mis need kõige suuremad energiaallikad on, need on kõik fossiilsed energiaallikad. Midagi uut siin ei ole. Kui vaadata nüüd taastuvaid allikaid, siis nende osakaal on väga väike, viimasel ajal küll natukene kasvanud, aga kui selline trend jätkub, siis fossiilsed allikad teatavasti on üsnagi piiratud ja meid võib ees oodata väike kriis või isegi suur kriis. Ühesõnaga on vaja säästa elektrit. Kuidas siis säästa elektrit, energiat? Lülitame tuled välja, kui toast välja lähme, nii lihtne ongi. Tegelikult nii lihtne see asi ei ole. Üks näide. Näiteks aastal 2011 kogunesid 100 miljonit ameeriklast oma suurte telekaekraanide ette vaatama Ameerika jalgpalli finaalmatši. Mis te arvate, mida tegi elektrienergia tarbimine sellel ajal? Kas tõusis või langes? Üks õige vastus. Ülejäänud kõik arvasid, et tõusis võib-olla, ilmselt. Tegelikult langes tõesti sellepärast, et kõik inimesed kogunesid telekate ette, paljud läksid veel sõprade juurde, vaatasid ühte telekat, unustasid täiesti kõik muu elektroonika. Ühesõnaga, energia tarbimine hoopis langes. Ja esmapilgul see ei ole nii otsene ja arusaadav. Ja mida siis teha? Kuidas me siis säästame elektrit ühiskonnaga? Siin oleks vaja mitte ainult juttu, vaid oleks vaja ka poliitilisi otsuseid suunata ühiskonda mingis suunas. Siin ongi siis Euroopa Liidu poliitilised otsused, teile kõik kindlasti väga hästi tuntud. Vähendada kasvuhoonegaase 20%, vähendada energiatarbimist 20%, suurendada 20% taastuva energiaallikate osakaalu ja seda kõik järgmiseks aastaks. Teadlastel on mida teha. Ja veelgi enam, kui me nüüd lähme ülejärgmisse aastasse, siis kõik meie uued majad, hooned peavad olema projekteeritud ja ehitatud ligi nullenergia hooneteks. Ja need ongi põhjused, miks meie
minu uurimistiim ja meie teaduskond tegeleb taastuvenergeetikaga. Nüüd hoonetest, miks siis just hooned? Võiks ju küsida, et miks mitte mingisugune muu valdkond. Põhjus on siin. Kui me vaatame globaalselt energiaturgu või tarbimist, siis meil on transport, tööstus ja siis on meil hooned. 40% energiast läheb hoonetesse, mis tähendab loomulikult, et see on väga suur ja potentsiaalne koht, kus säästa energiat. Ja sealt tulenebki siis ligi nullenergiahoonete nõue ja kõik muu, miks ka meie sellega tegeleme. Kiirelt vaatame üle, mis asi see ligi nullenergiamaja on. Lühidalt öeldes see on siis selline hoone, mille energiabilanss aasta lõikes on 0. Ehk see hoone tarbib sama palju elektrit, kui ta tagasi võrku annab aasta jooksul. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kindlasti meil peab selles majas olema mingi lokaalne tootmine. Tänapäeval see tähendab siis reeglina kas tuulikut või päiksepaneele katusel. Seal majas on kindlasti mingid erinevad koormused. Tänapäeval lisandunud on veel ka salvesti, mis võimaldab selle maja muuta täitsa iseseisvaks üksuseks, energeetiliseks üksuseks, mis suudab töötada lühiajaliselt ka ilma elektrivõrguta. Ja viimaseks oluliseks punktiks, mis ligi nullenergia majal peab olema, see on elektrivõrgu ühendus. Ehk me peame suutma elektrienergiat müüa tagasi võrku. Ainult niimoodi me saame selle bilansi paika. Mingi osa tarbime, mingi osa müüme tagasi, ülejäägi. Hea küll, nüüd vaatame siis üle, millised meie majad praegu on ja kuidas neid kõige lihtsam oleks muuta ligi nullenergia majadeks. Siin on nüüd üks maja. Üldiselt võiks öelda, et ligi nullenergia maja, kuna seal on olemas tootmine, salvestid, võrguühendus, mis võib töötada ka ilma võrguühenduseta, siis see maja võiks vaadata nagu mikrovõrguna, väikese elektrivõrguna, mis on täitsa iseseisev, nutikas, suudab energiat kahes suunas liigutada, müüa, osta ja nii edasi. Nüüd, kui me räägime eramajadest, suurusjärk 20 kilovatti, 50 kilovatti, siis on välja mõeldud veel huvitav termin ehk siis nanovõrk. Ja siin joonisel on siis sükene tavaline eramaja, või ka korter. Meil on vahelduvpinge toide, AC tähendab vahelduvpinget ja siis meil on terve rida seadmeid ja ka miks mitte päiksepaneelid, tuulikud, mis iganes siia ühenduvad, nad kõik ühenduvad kokku vahelduvpinge kaudu. Ehk siin on vaja terve rida igasuguseid muundureid, mis võtavad energia päiksepaneelist ja suunavad siia vahelduvvoolu võrku. See on lihtne lahendus, standardne lahendus, aga juhtida on keerukas. Ja teine asi, kui te vaatate akut, siis aku tegelikult sobiks ju hoopis otse alalispinge peal töötama. Milleks on meil vaja neid igasuguseid muundureid siia vahele. Et sealt tuleb ka idee, mis oleks, kui me asendaks selle vahelduvpinge alalispingega. DC, see siis on alalispinge süsteem. Nagu te nägite neid kaste, mis on muundurid, neid läks oluliselt vähemaks, mis tähendab, et selline süsteem oleks energiasäästlikum, lihtsam juhtida, aga loomulikult siin ei ole meil mingeid standardeid, mingeid norme, keegi ei tea, mis pingel tasemed võiks olla, nõuab väga suuri infrastruktuuri muutuseid, läheb väga kalliks. See on tulevikus üks teema, aga mitte lähitulevikus. Ja nüüd lõpuks lahendus, mida ma arvan, et tõenäoliselt on kõige reaalsem, mis siin edaspidi hakkab juhtuma, võiks olla siis selline hübriidne nanovõrgu struktuur,
kus on olemas mõlemad, nii alalispinge pistikud kui ka siis vahelduvpinge pistikud. Seadmed, mis tahavad alalispinget, akud või päiksepaneelid, need saab ühendada otse ja lihtsalt alalispingega. Ja mingid teised seadmed, siin pesumasinad või mootorid, need võib ühendada siis endiselt vahelduvvooluvõrku. Ja siit ongi siis nüüd küsimus, kuidas me saame praegustest majadest, olemasolevad majad ja ka tulevikumajad ehitada võimalikult lihtsalt ja odavalt selliseks. Ja siin on nüüd energiaruuter, tuleb mängu, see seade, millest ma tahtsingi rääkida. See on kas energiakeskus või energiaruuter, selline seade, kus on olemas mitu sisendit väljundit, alalispinge väljundid, vahelduvpinge väljundid. Tal on olemas juhtimissüsteem, mis suhtleb siis võrguoperaatoriga, ta teab täpselt, mis maja sees toimub, oskab müüa, vahetada, salvestada energiat õigel hetkel, teeb otsuseid. Nutikas seade ühe sõnaga, mis majandab kõike, mis siin majas toimub. Ja nüüd lühidalt ka, kuidas selline nullenergia maja siis nii-öelda töötab või mis on minu uurimisteema, põhilised uurimisteemad. 3 töörežiimi. Võrguühendusega režiim, kus maja on ühendatud elektrivõrguga, siis täiesti ilma võrguta ühendus, ühendame võrgust lahti, kasutame kohal olevat lokaalset energiat. Ja 3. punkt, mida ma uurin, on siis, kuidas nüüd sujuvalt käib üleminek ühest režiimist teise, kas siia või siia. Ja mida ma seal siis üritan teha paremaks, energia kvaliteet ja suurendada ka efektiivsust, et seda energiat võimalikult efektiivselt kasutada. Mis kast see on? See ongi energiaruuter. See on prototüüp, mille me oleme ehitanud 2 aasta jooksul. See on meil laboris ja töötab. See on alles esimene samm, aga nagu te siit jooniselt näete, et tal on kõik need pordid olemas, alalispinge, vahelduvpinge pordid, juhtimissüsteem. Ja mida see seade teeb, mis on meie või minu teadustöö lõppeesmärk või selle projekti lõppeesmärk, väga 3 lihtsat asja. Säästa energiat, tagada parem energiakvaliteet majades ja vähendada elektriarveid. Aitäh! Aitäh Indrekule. Mul on siuke küsimus, et kui tulevikus on ühes piirkonnas kõik nullenergiamajad ja kõik nendest tahavad selle ülejäänud energia, siis, mida nad ei kasuta, tahavad võrku müüa, et kes seda energiat siis tahab? Et kas me võime siis lihtsalt raisata roheenergia allikatest tulevat energiat? No, raiskama kindlasti ei oleks mõtet hakata. Roheenergia, see ei ole odav. Aga siin on mitu stsenaariumit, kui tekib energia ülejääk. See tegelikult muidugi võrku andmine on väga mugav, aga võrguoperaatorid seda eriti ei armasta, kuna see solgib võrku, muutlik võimsuse andmine, üks annab, teine annab mingit impulsse. See on nagu see võrguprobleem. Tulevikus jääb üle loota ainult, et meil on salvestustehnoloogia piisavalt odav ja kättesaadav. Igal pool on siis ka kohalik piisav salvestusvõimsus ja me saame selle energia ülejäägi salvestada. Selle asemel, et siis hästi madalalt võrku anda madala hinnaga või midagi muud mõttetut teha sellega. Ja mis arenguetapis teil see energiaruuter praegu on, millal seda võiks näha kodudes?
et see on vara öelda veel jah, et millal ta tooteks saab, sellepärast et praegu meil on teadustöö täpselt poole peal. Prototüüp on valmis, ideid on palju, mida seal peal simuleerida, testida, katsetada ja kõik uued metodid on alles välja arendamisel ja uurimisel. Ehk siis 2 aasta pärast saab teadusprojekt läbi, pärast seda võib-olla saame tööstusest mõne partneri huvitavat sisendit, et mis suunas siis näiteks tootearendusfaasis edasi liikuda. Aitäh! Kas kellelgi on veel saalist küsimusi? Yes, actually I have a question regarding the system. When it comes to the electric cars, we also have the same technology. We can either load them with alternating current or direct current. And there are known systems of how to store the energy, the batteries, and then how to change the alternating current into direct current to charge the battery. But how is this technology new, and why would we need 2 more years to implement it in houses? Yes, this is very wide area actually what I am dealing here. Of course there are solutions available for electrical cars, vehicles, fast chargers, etc. But this is only one part of this whole system. Fast charger, battery, but there are many other components. For example, those PV panels, windmills that generate energy. Then there are some houses where you have no electric vehicle. What then? So many different situations, and right now I don't know exactly myself where I will be at in 2 years. This whole area is very fastly developing, and actually my main point is not to work out one device like energy router and look, this is good device, everybody needs that. Much more, my idea is to work out new algorithms, new models, new ways how to manage energy flows inside buildings where you have cars, batteries, energy sources, energy storages, etc. It is quite complex system. I would say it is not ready now, and it will be not ready in 2 years. And of course, you are right, there are devices available on the market you can buy, but it is not the full system. It is just one part. And in order to build a full, complete, integrated system, you need to have a lot of knowledge. You need to look different vendors. You need to know what to buy, how to connect them, are they compatible or not. A lot of questions which I try to simplify, just one device maybe, strategies, smart device, and you don't have to think what converter, is it suitable or not. Yes, then thank you. Suur aitäh Indrekule!